Mitmendat korda te riigikaitselaagris olete? Me mõlemad osaleme teist korda riigikaitselaagris. Miks te tagasi tulite? Mis teile meeldis eelmine aasta? Tegelikult meile meeldib see, et siin on see militaarne korraldus, see tegelikult on väga lahe ja see, et on nagu nii-öelda kastisüsteem, see on suht lahe tegelikult, meeldib natuke võimutseda. Ka meeskond on alati selline abivalmis ja tore, et sa ikka saad nagu kuuluda gruppi ja ennast arendada nendega koos. Teil on eelmise aasta ja selle aasta võrdlustilk kenasti olemas. Mis asjast olete targemaks saanud, mida olete juurde õppinud? No näiteks marssimine ja see on juba meil paigas, et me ei pea uuesti hakkama seda õppima, kuigi teised saavad uuesti selle välja õppe, aga meil on see juba olnud, meil nagu on see, siis meil on selles suhtes võib-olla natuke igav selle koha pealt, aga see on nagu ikkagi teistega koos nagu huvitav jälle uuesti teha. Minu puhul orienteerumine, kuna ma eelmine aasta ei saanud orienteeruda ja siis selle kaardi lugemine, et see tegelikult on päris keeruline asi ja tuleb kuulata. Teised noored, keda sügisest riigikaitse õpetus ja riigikaitselaager ootavad, mida te neile soovitate? Võtke kaasa soojad riided reaalselt, see on väga vajalik. Kui te ei taha teha tuld telgis, siis tuleb teile ikka väga palju kasuks. Selliseid magusaid asju, peavalurohtu, sest ööd on sellised ilusad, et sa ei saa niimoodi eriti magada, nagu sa loodad, et kodus pehmes voodis, et ikkagi mati peal. Võtke plaastrit ka. Aga kuidas on hea tujuga? Hea tuju püsib ja motiveerib toit igati moodi, et süüa saaks, siis on alati tuju üle. Et selle võiks kaasa võtta kindlasti? See võiks kaasa võtta ja siin, ma mõtlen seda, et siin on ka väga hea toit, et mis motiveerib nagu tuju üleval hoidma.